Terve oma karjääri olen ma teinud küsitavaid valikuid nii riietuse kui ka soengu osas. Viimases hädas tõttab mul appi superstaar ja juuksur Ant Nurhan. Ta muudab minu välimust täielikult. Mis sa praegusest soengust arvad? See on väga ilus. Tegelikult. Sul on selline nagu proteiinirikkas juukst. Mul on 4 aastat tegelikult sama soeng olnud või isegi võib-olla rohkem. Et mõtlesin, et äkki sa aitad mind. Õnneks sinu tegelikult peakujund ja nagu juuksed lubavad päris mitme asju, aga kõige suurem muutus oleks ikka teeme selline armee-sugune hästi lühike juuksed ja kuna sa mainisid kunagi ka mulle Instagramis, et miks mitte olla blond. No blondidel peaks lõbusam olema. No mina on valmis. Selline suur debulking osa tuleb nüüd. Paks juuksed, väga hea. Räägin superstaariga laulmisest. Tal tuleb see väga hästi välja. Mina pean veel arenema. No minu jaoks on ikka laulmine raske. Miks? Ilmselt valesti õppinud. Kes õpetas sulle? Kus? Mina ise õppisin. Mul ei ole keegi õpetanud. Duši all? Jah, põhimõtteliselt. Sul ei ole nagu on sellised momente, kus hääl läheb katki või? Muidugi on. Kui sa üle kasutad ja valesti kasutad, eriti need detsembri ajad on ju, kus on jõulukontserdis. Väikse nohuga oled ikka laulud. Ja sa pead, ja eriti Eesti talvel. No Eesti laul ka alati nii veebruaris, nagu ma tahaks, et see oleks suvel, aga ei ole. Sa peaks nagu väga ettevaatlik olema, kas see nohu juhtub ikka, me oleme kõik inimesed laulud. Veebruaris osaleb Ant teist korda Eesti laulu konkursil, et pääseda tõotatud maale, Eurovisioonile. Ma olen sellest tänulik, aga nagu mentaalselt ma ei olnud samas uuesti minna, sest isegi eelmine aasta minu ambitsioon oli ikka võita, sest Tomikuš on väga suur nimi, aga ma ei saagi niimoodi elada, et siin Tomik Eksmaa on juba kuitin ära. Võitma tuleb minna ikka. Tahtmine peab olema ikka, et minu arust. See on minu arvamus. Aga see Eestis huvitav, et see nagu staariks saamise valem kuidagi teistsugune kui teist suurtes riikides. Mina ütleks, et minusugust artist näiteks, kes on nagu vokaalne baas, veits pop-artist, ma olen natukene nagu 15 aasta hiljamaks jäänud selle Trumpile. Nüüd käib teistsugune asja maaka, aga üks reaalsus Eestimaaga on ka, mis nad noored kuulavad, mis on pop nende vahel praegu, on okei, aga Eesti populatsioon sellest mõttest läheb ainult vanemaks ja vaatame siis. Aga need, kellel on raha, kes saavad kontseritel käia, need on ikkagi vanemad inimesed. See on nagu huvitav, et see balanss on siuke, et aga muusik teebki live muusikast raha. Striimi peal me ei ole, isegi USA artistid ei meeldi, mis raha nad teevad võrrelda sellega numbridega. Et see live business, muusik teeb raha esinemisest. Tuletan koos juuksuriga meelde, kes on võitnud saate Eesti otsib superstaari. Tema ise on kõige viimase hooaja võitja. Arutame, kuidas teha Antist samasugune household name nagu superstarid Ott Lepland ja Liis Lemsalu. Ei, ma just mäletan, kui Ott võitis, see nagu täielik ullus, mis toimus nagu tüdrukud karjusid seal saalis. Et saade lihtsalt ei ole enam nii suur, ütleme, kui sa võitsid, kui siis, kui Ott. Ja see ei ole see sama. Aga kuidagi see auhinna raha oli ikka sama. No kurat, see ei ole ka aus arvestada, mis inflatsioon on. Et ma olen nõus sinuga, et see ei ole see sama saade. Nagu see ei ole saade süü, see on üks maailm seis lihtsalt. Mulle ka ikka öeldakse, et kuni järgmine tuleb sina oled superstar, aga see superstar tegelikult on hoopis teine asi. Et sa pead olema nagu Tanel Padar. See olek on teisugune. Minuga on, ma olen esimene, kes on sündinud Eestimaal, teises riigis. Ma olen kõige vanem, kes saan 27 aastanana. Et kohe peale võidu ma olin paar päeva pärast seda ma olin 28 juba. Et see on ka uus asi. Ma olen esimene abielunud juba inimene. Esimene inimene, kellel oli 2 last juba, et me kõik armastame ikka Anna Veski, Shannonit, Tuku üks Start ja Termikas ja Smilers, vaata. See muusikakultuur ja näiteks, mis Liis Lemsalu teeb, need suured artistid tegelikult kasutavad see sama
televisioori kuulsus Momentumi, mis nad said 10 aastat tagasi ja rohkem. See on ikka suur asi, nad on juba nagu, ikka võtab aega kõigil. See ei ole nii lihtne ja mina täna olemas siin tegelikult ei muutu mitte midagi. See on veits ka Eestimaa reaalsus. Mitte ühtegi tegelikult artist ei teegi ainult, istub kodus, kirjutab lugusid. See ei ole see, et nad peavad seda armastama ainult. Isegi asi ei ole sellest, et sa pead piisavalt nagu, sina oled ka meedias, on ju. Ja me mõtlen, me saame täna siin välja mõelda mingi plaani. Sa pead, sotsiaalmeedia on üks sellest nagu kõige tugevam osa tänapäeval, kes teeb seda hästi, jääbki pildis. Või kas või artistid ikka kasutavad see sama momentum, mis nad sai 15 aasta, 10 aastat tagasi. Ja kas või sul peaks olema väga hea tiim, mis tegeleb selle asjadega, et sina ei pea tegelema, et sinu tugevused toetada, aga Eesti turul on seda raske, sa pead enamus ise tegema. Ja minusugustel näiteks, kes ei käinud otse koolis laulmas, kes ei käinud nagu muusik õppimas Mubas või sellel ajal ka otse koolis, vaata, kelle me ei kasvanud nagu muusikuna. See on eriti raske, et minu tuttavaid on vähem, isegi ma tunnen enamus kõiki juba muusikamaailmas, aga see on ka nagu raske. Et sellest mõned inimesed lihtsalt kasvas kõik koos nagu noorena, et sellega sa ei saa niisama sisse suruda ennast ka, see on ka üks asi, aga sa pead hea muusika tegema, sa küsisid, kuidas seda saada, nüüd, mida ma üritangi teha, ma ei saa, kui mul ei ole nagu produkt, mul ei ole käes mitte midagi, et sa ei saa, siis nagu see ka ei tööta. Meeldiva vestluse taustal olen ma juba enamikest juustest ilma jäänud. Kuidas seda pikkus meeldib sulle? Kas lähme veel lühem? Mis sa arvad? Sest kuidagi sobis. Nagu veel loomulik. Jättame nii siis. Ant töötab salongis sisuloojate Andrei Sevakini ja Kelly Karite Jefimovi valvsa pilgu all. Kumb siis hirmsam boss on? Ma arvan, Sevakin vaikselt kasvab selles Kaupo Karelson sugune inimene. Kaupo Karelson. Kaupo Karelson ka, et see no nonsense ja ta teab, kes ta on ja see ongi nii. Sina tead ka, kes see on ja kõik, Produtsent tuleb siis. Jah, ta ongi, ta on nagu üldiselt, ta saab aru väga hästi, ta on hästi nagu inimene lugeja ka, et ta ei ole mitte ühtegi endast hirmus. Äkki Kelly tehniliselt on väga andekas, ta saab aru paremini, mida mina oskaks või nagu ei oska teha. Kui Andrei pigem vaatab eriliselt osadel. Aga ma ei kaarda mitte keegi sellest elus. Minu pikkade kiharete alt ilmub välja kaunis talvine kuivanud peanahk. Enne oli võib-olla loots, et saab mõned tüdrukud niimoodi, kui siin juuksid värvida ja äkki pärast natuke laulda ka, aga siis nüüd, kui need armid välja tulid pea seest, siis see võimalus kadus. Ma ju algus saatsin sulle selle mingi kurati... Ta saatis mulle... Ma saatsin inimese paruka ka. Ja How I Met Your Mother, kui see Ted või? Ted, jah. Tedi paruka... Ma saatsin talle paruka. Tee mulle nagu parukas. Me võime seda osta temus sulle. Mul on omad momendid, kus ma olen ikkagi hiilgav nagu mõistus. Ei, see oli nii nunnu, et ilmselt sa ei saanud aru mitte midagi selles maailmas. Ei, ma ei saadki aru. Ei, no sa ei peagi tegelikult. Minu imeline muutumine on juba lõppfaasis. Ees on veel ainult blondeerimine. Nüüd ongi Slim Shady. Tegelikult suht välja näebst nagu Eminemist nagu on, veits on. Ma olengi Eminem. Slim Shady ja nagu hakkab välja nägema tegelikult päriselt nagu. Ma ei tulnud mütsiga ka, mul on läbi. Pärast lõikust on kõik väga rõõmsad. Värvimise protsessist ei saanud ma mitte midagi aru. Ant ütles, et see on keemia. Silmad avades olen ma blond. Christopher saab uue alguse, uue elu. Vau! Kas selle endale meeldib? Väga. Harjumatu või? Ei, harjumatu muidugi. Christopher, räägi palun, kuidas nädal uue soenguga sul läinud on? Eks emotsioone on ju erinevaid, et positiivseid, negatiivseid, ühestki sõbrast, aga pereliikmest ilma ei ole jäänud. Mind on võrreldud paljude kuulsate inimestega.
Eminem, Scooter ja ka meie enda Erik Heinsaar. Et ma arvan, et see on hea punt, kuhu kuuluda ja tulevik on helge.